Hei, täna teeme protsenti 10 murruks ja taandatud harilikuks murruks. Nii, võtame ülesande. Kirjuta 18%, meil on 18%, 10 murruna ja taandatud hariliku murruna. Kõigepealt võtame 18 lihtsalt. Ja mida tähendas protsent? Protsent tähendas 100 ühiku kohta. Ehk siis see tähendas 18 100 kohta. Nii, see on juba, me oleme sisuliselt üles kirjutanud selle hariliku murruna, aga me peame selle taandatud hariliku murruna tegema. Ehk siis otsime üles kõigepealt kõige väiksemaid numbrid, millega me seda jagada saame. Siin on 2 on kindlasti, et 2 on, see on paarisarv, paarisarv jagab 2 alati. Ehk siis siin on meil 18 2, ehk siis on 9 korda 2 ja 50 korda 2, 2 taanduvad. Nii, ja siis meil tuleb, vaatame, kas seda saame ka, mõtleme. 9 on 3-ga, aga see on paarisarv. 9-ga, 50 jagu 3 või 9-ga. Nüüd selle peame tõesti vahele jätma. Ühesõnaga, ma arvates olemegi saanud kõige väiksema taandatud hariliku murru siis. Nii, see esimene osa siis on tehtud, me oleme saanud taandatud hariliku murruna üles kirjutatud. Nii, üritame panna sellega üles kirjutada kuidagi 10 murruna. Nii, üks võimalus, kuidas saada 10 murda, on see, et võtame selle viimase saadud vastuse ja me teame, et 10 murdu saab harilikust murrust siis, kui me lihtsalt jagame, ehk siis oleks 50 ja 9 jagatud 50-ga. Sõnad on nii sassis suus. No igatahes, proovime seda nüüd kuidagi jagada. Ehk siis see tuleb 0, see on siis 9, 0, 9, 10 on 1, 50, lahutame 4, 10, toome ühe 0 juurde ja see läheb täpselt 50 jagatud 8. Ja oleme saanud kätte siis 10 murruna selle 18%. Aga see nüüd oli päris keeruline, pidime mingit jagamist tegema. Mis jama see on? Ma küll ei tahaks siit minna. Et oleme ka teinud sihukest asja, et me oleme võtnud 18% ja 18%, kui me võtame lihtsalt, kui me teame, et see on 100 kohta, siis näed siit, tegelikult me tuleme siit ka. Et see on 100 kohta, kui see on 100-ga jagamine, see tähendab, et me oleme 100-ga jaganud. Nii, ja 100-ga jagamisel me saime lihtsalt koma kohti ümber tõsta, ehk siis kui meil oli 18%, nii, ja koma on siin, siis kui me jagame 100-ga, siis me teeme seda väiksemaks 2 numbri võrra, 2 koha võrra. Ehk siis me peame koma siia liigutama ja protsendimärki mitte kirjutama. Ehk siis me saame teada, et see on 0,18 10 murruna. Mis on sama vastus, aga oluliselt vähem tehtud ja kõigilt intuitiivsem kui see jagamine. Me oleme saanud kätte siis 10 murruna, 2 erineval viisil ja oleme saanud ka taandatud hariliku murruna kätte, mis on 18%. Praeguseks siis kõik, olge tublid!